ühel hetkel, kui kolhoosid lõppesid, siis jäi nagu loomi vähemaks ja nägin, kus need alad lihtsalt, nagu öeldaks, kasvasid kinni. Tuli roog, tuli mänd, liigid järjest kadusid, mis olid olnud nagu minu lapsepõlves. Ja kui oli see võimalus, et talumaad nagu tagasi saada, siis oligi see, et uuesti need alad viia sellele tasemele, mis nad olid. Et uuesti need liigid siia tagasi tuua. No siin oligi, roog ja mets olid koos. Siin ei olnudki, nad lasid lehmad karjamale, siis roog oli nii suur, et õhtul andis otsida, et loomad üles leiab, kui nad ise väravasse ei tulnud. Minu jaoks on tegelikult suurimad väljakutsed on inimeste harimine nende aladel. Selles mõttes, et praegu me loeme kogu aeg lehtedes, et kui halb on veis, eks ole, reostab, palju põhjavett tarbib. Aga nüüd ongi nagu meie väljakutse see, et näidata inimestele, et tegelikult need veised, kes siin karjamaadel hooldavad, on tegelikult väga vajalikud erinevate liikide koos eksisteerimiseks. Et kui ei ole veised, siis kaovad ka teised liigid ära. Kõige suurem vabalõikehüve, mis on see avatud vaade ja linnud, sest siin käivad ju linnuvaatlejad hästi palju. See on ju minu unistus, eks ole. Mina realiseerisin iseenda unistus. Ma ei saa öelda, ja selles suhtes on mul suur õnn olnud, et minu unistusega on ka minu abikaasa kaasa tulnud, minu lapsed on sellega kaasa tulnud ja nad ei ole mulle kunagi pahasti öelnud, et vaata, kuidas sa meid kurnasid, eks ole, nagu öeldakse, sellepärast, et nad on ise märganud seda, et kui palju annab pärast see sama, nagu see loodus neile vastu.